Ilusat pärastlõunat kõigile kohaleviibijatele. Sissejuhatuseks ütlen, et maatohter on üks tavaline kogukonna liige, kes elab oma rahvaga tavalist igapäevaelu, teeb tema toimetusi ning sellepärast on taustaks pandud fotoseeria meie kohalikust elust, inimestest ja tegemistest. Ja mina püüan natukene rääkida nii-öelda oma lugu. No eelkõige peaks ütlema, alustama peaks ikkagi eelkõige tohtriks saamise loost. No see tõenäoliselt sai 1,5 aastal 1988, kui ma lõpetasin tollal ajal Tartu Riikliku Ülikooli lastearsti erialal. Teiseks, ja ma arvan kõige tähtsamaks teemaks on maale tulemise lugu, ehk kuidas üheks arstist saab ikkagi maatohter. Mõtteid võimaliku töökoha valiku osas sai mõlgutatud muidugi juba õpingute ajal ning soove oli ka kindlasti, kuid tollel ajal oli tähtsamaks ikkagi riikliku suunamiskomisjoni otsus. Muidugi mulle meeldisid tolleaegse Rakvere rajooni, kus me elasime, sellised maakonnakeskused nagu Vinni ja nagu Väike-Maarja ja nagu Haljala ja muidugi ka Kadrina, kus ma ise elasin ja kus ma pärit olen. Ja miks ta mulle meeldis, oli lihtsalt see, et Kadrina oli üks väga aktiivne ja väga jõuliselt arenev maakeskus, kus oli väga võimekas Kadrina EPT oma juhiga Enno Põlluga ning oli väga edumeelne Kadrina keskkooli direktor Otto Amer ning võib öelda, et need kaks tublit meest vedasid aktiivselt tolleaegset Kadrina elu ning Kadrina oli muutunud väga aktiivseks, kõrge vaimse tasemega paigaks, kus lisaks kõigele oli suur lasteaed, hea kool, sportimisvõimalused, aktiivne rahvamaja, ilus loodus ja nii edasi ja nii edasi. Kuid määravaks, miks ma sain Kadrinasse, oli ikkagi kutsumine. Võis tunduda iseenesest mõistetavana, et Kadrinast pärit noor inimene, kes lõpetab ülikooli, no miks ta võiks tulla Kadrinasse tagasi, seda enam, et on nii mitu põlvkonda juuri ees ja kõik kohad ja inimesed tuttavad. Minu kutsujaks, nii ootamatu kui see ka oli tolleaegne EPT juhataja Enno Põllu ning ta võttis vaevaks minna riikliku suunamiskomisjoni palge ette ja paluda ühte arsti maale tööle. See oli tookord väga erakordne, selles mõttes, et tavaliselt nii ei tehtud ja mäletan siiamaani ühe suunamiskomisjoni repliiki, kes väljendas umbes niimoodi: keegi põllumajandustöötaja käis maale arsti nõutamas. Kusjuures ütlen ette, et seesamane põllumajandustöötaja Enno Põllu oli taasiseseisvumisjärgselt Eestis Kadrina vallavanem. Nii, töökohaks sai Kadrina haigla, aasta oli 88. Me sattusime huvitavale ajale, mina ja minu eakaaslaste põlvkond, selles mõttes huvitav aeg, et oli taasiseseisvumisperiood, palju minu eakaaslasi, haritud noori tuli tagasi Kadrina valda, lõid oma firmad, alustasid ettevõtlust ning võiks öelda, et selle perioodiga oli astunud tegutsema uus noorte tegijate põlvkond. Tahes-tahtmata peame jõudma nüüd ettevõtluseni, mille pärast me siin täna ka nagu oleme ja ma peaksin rääkima arstina oma ettevõtluse lugu. Eelduseks oli muidugi see, et Eesti Vabariigis, siis juba taastatud Eesti Vabariigis muutus meditsiini rahastamise põhimõte ning arstile maksti haigekassa poolt raha tema tehtud töö eest. Tekkis situatsioon, see oli aasta 1944, kui tolleaegsed 3 Kadrina haigla arsti mõtlesid, et võiks kõik omaette minna nii-öelda oma äri ajama ja oma raha teenima. Ja selleks sai ka juba vastavad ettevalmistusi tehtud, kuid siis
võttis meid kokku jällegi Enno Põllu, kes tollel ajal oli juba siis Kadrina vallavanem ja ütles, miks te kõik laiali jooksete, tehke parem midagi koos ja ühiselt. Väga julge ütlemine, meie hakkasime mõtlema, jõudsime arusaamisele, et koos on tõesti parem ja hakkasime tegutsema. Luua oma äriühing aastal 1994, vedajateks 3 noort 30-aastatest naist, tundus tohek muidugi suht ennekuulmatu ja maakonnas üks esimesi väga tähelepanu äratav sündmus. Selleks, et jõuda äriühingu moodustumiseni ja selleks, et üldse saada siis Kadrinas tegutsema hakata, pidime tegema väga kõva lobitööd. See tähendas seda, et me kolmekesi käisime sõna otses mõttes vestlemas kõigi tolleaegsete vallavalitsuse liikmetega, volikogu liikmetega, et olla kindlad, et meil lastakse see asi nagu ära teha. Õnneks läks kõik kenasti, volikogu andis meile otsuse tegutseda ja aastal 1994, 1. november me alustasime siis nii-öelda ettevõtlusega. Me saime Kadrina vallalt rendile tolleaegse ambulatooriumi ruumid ja seadmed. Vastutasuks pidime siis sõlmitud lepingu alusel Kadrina vallaga osutama esmatasandi meditsiiniteenust kõigile Kadrina valla elanikele ja sealhulgas ka kindlustamata isikutele. Võin tagantjärgi öelda, et annan au tolleaegsetele Kadrina valla juhtidele, et nad usaldasid meile sellise suure koorma ja vastutuse ja samas ütlen ja kiidan neid, et kui ettenägelik oli see ettepanek teha midagi koos, sest koos tegemine ongi see, mis on taganud kuni siiani meie äriühingu jätkusuutlikkuse ja nüüd me oleme tähistanud juba ka oma 20. aastapäeva. Nii, ärilises mõttes, kuidas on garanteeritud tegevus? Tegevus on garanteeritud lepinguga, finantstegevus on garanteeritud lepinguga haigekassaga. 1998. aastal, kui tuli siis perearstisüsteem, muutus, esialgu olid arvedepõhiline, siis 1998. aastast muutus ta siis nagu inimeste arvu järgi selliseks rahastamise väärtus inimeste arvu järgi. Esialgu alustades siis kohaliku ambulatooriumi ruumides, mis asusid renoveeritud lasteaias, saime õige pea aru, et ruumid on meie jaoks väga suured ja kulukad ning asusime otsima nii-öelda soodsamat tegevuspinda, ostsime Kadrinas elumajas 3 kolmetoalist korterit pangalaenu abil, kusjuures renoveerisime täiesti, sisustasime ning 1998. aastal oleme siis nii-öelda oma äripinna peal. Ettevõtlus antud hetkel meditsiinis tähendab pigem meditsiiniteenuse arendamist, kvaliteedi tagamist, infotehnoloogia arendamist. Me osaleme perearstide kvaliteediteenuse süsteemis ning 2 viimasel aastal enesekiituseks peame ütlema, et oleme saanud siis 36 perearstikeskuse seas Eestis siis A-kategooria. Milles me näeme praegu oma perspektiivi? Oma arengus on koostöös kohaliku vallaga uue perearstikeskuse, uue tõmbekeskuse loomine. Me tunneme, et me oleme selleks valmis. Meil on praegu piisavalt noor, aktiivne, arenev meeskond. Meil on tahe ja soov osaleda vallategemistes, edasi liikuda
ning me loodame, et see tõmbekeskus Kadrinasse ka nagu tuleb. Kui te nägite, siis Kadrina boksi esindajatel on seljas täna väga toredad T-särgid. Keegi võiks näidata, mis seal selja peal kirjas on, Kadrina vald, terve kogukond. Ja siis ma julgen arvata, et see on päris mitmetähenduslik ja mulle väga meeldib. Esmalt tähendab see head tervist sõna otseses mõttes, aga teiselt ma näen, et see on kui valla liikumine uue perearstikeskuse ehk tõmbekeskuse loomise suunas, mis vallana veel tervemaks ja elujõulisemaks muudab. Aitäh! Väga tore. Ma kingin kohe teile raamatu ära, muidu pärast jääb raamat kinkimata. Palun, suur tänu! Aitäh! Ja mulle ka väga, ma kujutan ette, et kui võib olla perearstil ikkagi hea näha, kuidas lausa valla sloganisse on nagu tervis sisse jõudnud, et järelikult on ikkagi kõik väga hästi. No, loodame. Ja, et see kõlab nagu väga uhkelt. Me rääkisime täna siin vestlusringi ajal natukene sellest, milline võiks olla kohalike ettevõtjate roll kogukonna töös ja suhtlemises kogukonnaga. Ja see on selge, et teie töö on ju täiesti kogukonnaga igapäevane. Astub sisse, paluta tõmba särgi üle pea ja hakkate kohe kogukonda läbi kuulama, eks ju, et see on nagu töö osas. Millised on olnud teie sellised vabatahtlikud seosed selle kogukonnaga ehk Kadrinaga? Kas teie perearstikeskus kuidagi on ka seotud väljaspool seda vahetut ravimist ja kuulamise protseduuri ja retseptide väljakirjutamist oma kogukonnaga? Ma eelkõige näen ikkagi sellist vastuseks küsimusele, et otsene töö on tõesti inimese ravimine, eks ole. Aga me oleme püüdnud siis oma tervisekeskust arendada nii, et põhimõtteliselt tegeleda kogu võimaliku meditsiinilise teenuse või sellega seotud teenuse osutamise kogu Kadrina vallas. See on kaasaegse hambaravikabineti tootamine kõrval, see on koolitervishoiu osutamine kõrval, see on igasugune ennetustegevuse küsimus kõrval. Me näeme oma tegevust pigem sellises raamis. Ehk kui ikkagi Priit või Pille või Piret või Kaarel tuleb ikkagi mustade kätega vastu, siis te ikkagi ütlete, pese käsi ära. No kui poisid nurga taga suitsu teevad, siis ütlen küll. Aha. Ja. Siis ütlete, et minge käsi pesema parem. Siis ütlen nii, et ja teinekord tuled ja köhid. Jaa, nende piltidelt mul on olnud ka õnn Kadrinaga natukene seotud, olla olnud paari viimase aasta jooksul ja ma tundsin mitmed inimesed ära seal, kohalikud ettevõtjad ja härra Viise seal poseeris ja naeratas ja tundis rõõmu ja Arugrupp tegelikult on äge nähtus ka kooli kontekstis ja nii edasi, nii et see kohaliku elu sees olemine on täiesti loomulik Kadrinas vähemalt, ma võin öelda. Mida üks kogukond peaks tegema, et arst tema juures tunneks ennast hästi? See kogukond peab oma arsti usaldama ja mul on hea meel öelda, et paaril viimasel aastal, kui me oleme aktiivselt hakanud tegelema selle kvaliteediteenuse osutamisega ja selle jälgimisega ja on iseseisvalt alustanud tööd ka meie pereõed, siis inimeste usaldus meie keskuse, meie õdede vastu on oluliselt nagu suurenenud ja kui meeldivaid momente näiteks on olnud, kui me oleme saanud selle A-kategooria nii-öelda ja see on meedias kajastunud, siis tulevad patsiendid ja toovad lille või kommikarbi ja ütlete, et te olete meil ikka parimad. Et see on väga suur tunnustus ja muidugi patsiendid usaldavad oma arste ja see ongi nagu see toetus, mida me saame sealt, jah. Aga ma küsin vastupidi ka, et mida üks noor doktor, ma ei tea, kui palju siin meditsiiniõpilasi või arste, kes maale võiksid elama minemist kaaluda, mida peab tegema? Väljaspool muidugi seda meditsiinivannet siis ja väljaspool ravimist igapäevast. Mida peab tegema selleks, et oma kogukonnaga ikkagi hästi läbi saada?
tahes-tahtmata maal ei ole võimalik olla üksinda, sa lülitud selle kogukonna tegevusse, eks me oleme ka lülitud oma meeskonnaga nii-öelda vaba aja tegevustesse, ei ole kohta, kus me ei käi või mis me ei tee, rahvatantsurühmad või laulukoorid ja nii edasi ja sa eladki seda kohalikku seltsielu. Et kui see nooreke siia maale tuleb, siis on küll sõnum see, et sa pead saama selle kogukonna osaks. Ja muidugi on katsumise aeg ja vaatamise aeg, see on alati nii, kui noor spetsialist maale tuleb, aga sul peavad olema sellised isikuomadused, et sa tahad olla selle kogukonna liige, siis on sul hea olla. Nüüd alguses tuleb ikkagi aru saada, et kas härral, kes juba 5. korda selle nädala jooksul tuleb, on ikkagi lekaköha või on noor arst see, mis teda huvitab rohkem? No ka nii võib öelda, aga nii tavaliselt ei ole. Pereõde ei lase sellist... Pereõde ei lase läbi? Pereõde ei lase. Jätte siia, istute kõhiti siin minu juures. Suur aitäh teile täna hommikul, palun maga. Päeva jooksul meiega siin koos olemast ja ka selle ettekande eest. Aitäh. Ilusat päeva teile.